Tere! Pärast projekteerimist ja ekspertiisi joome olulisi teemani. Liitumise juurde. Liitumine hõlmab erinevate tehniliste parameetrite analüüsi, et tagada optimaalne ja toimib ühendus elektrivõrguga. Uue objekti rajamisel või võimsuste lisamisel on esimene samm võrguettevõtte poole pöördumine tehniliste tingimuste saamiseks ja liitumislepingu sõlmimiseks. Oluline on koheselt paika panna toitepinge ja vajalikud võimsus. Suuremate võimsuste puhul on kriitilise tähtsusega kaaluda, kas liitumine toimub madal, näiteks 0,4 kV või keskpinge tasemel, sest selliselt sõltuvad nii tariifid kui ka majanduslik pool. Samuti on oluline võimsuste juures arvestada reaktiivvõimsuse osakaaluga, mis mõjutab võrgu koormust ja efektiivsust. Teine oluline aspekt on lihisvool liitumispunktis. Selle täpse suuruse teadmine on hädavajalik, sest nii liiga madal kui liiga kõrge lühisvoolu tekitavad süsteemis probleeme. See info on kriitilise õigete kaitseseadmete valiku ja võrgu stabiilsuse tagamisel. Kuigi elektrikute meeskonnas neid arvutusi teevad, on oluline mõista selle parameetri tähtsust. Järgmisena käsitleme toitekindlust, mis on eriti oluline kriitilise tarbijate puhul. Sõltuvalt paigaldise vajadusest ja kriitilisusest tuleb otsustada, kas piisab ühest liinist elektrivõrgust või on vaja suuremate toitekindlust. Suuremate toitekindluse tagamiseks on mitmeid lahendusi. Üks võimalus on paigaldada lisageneraator. See võib olla ka statsionaarne generaator või automaatse ümberliitusega või käsitsi ümberliitusega süsteem. Mõelda tuleb ka võimaluse luua peakilbis valmis ühenduskoht generaatorite jaoks, mis võimaldab selle kiirelt ühendada vajaduse korral. Oluline on teadvustada, et automaatse generaatori käivitamine võtab aega umbes 15 sekundit, mille jooksul on paigaldis elektrita. Käsitsi ühenduse puhul või rendigeneraatori puhul võib katkestus olla märkimisväärselt pikem, ulatudes isegi päevadesse või nädalateni, sõltuvad generaatori saadavusest. Kriitilise taristu pidev varustus tagamiseks ei piisa tihtipeale ainult generaatorist. Sellisel juhtudel on vajalik kasutada ka katkematu toiteallikaid ehk supse, mis tagavad hetkelise ja lühiajalise varustustoite kriitilise süsteemide kuni generaatori käivitumiseni või võrgutoide taastumiseni. Toitekindluse tase tuleb valida vastavalt objekti eripärale ja kriitilisusele, et vältida soovitamaid katkestusi ja nendega kaasnevaid probleeme. Lisaks võrgust saadavale võimsusele on üha enam aktuaalne ka oma genereeritud võimsuste kasutusvõtt, näiteks päikeseelektrijaamade või hübriidjaamade näol. Nende süsteemide liitmisel on oluline jälgida õiget ühendusskeemi, et vältida hilisemaid probleeme. Eriti tähelepanek tuleb olla reaktiivenergia kompenseerimisega toitamisobjektide puhul. Päikese- või hübriidjaama tuleb ühendada peakilpi voolutrahvode ja võrgu poolele. See on kriitilise tähtsusega, sest reaktiivenergia kompenseerimisseade mõõdab koormusvoolu ja pinget ning nende vahelist faasinihet. Kui päikesejaam töötab täisvõimsusel ja on ühendatud tavalise tarvitiliinile, ei pruugi võrgus tarbitav vool olla piisav, et kompensaator käivituks, isegi kui reaktiivvõimsus on vaja. Seetõttu jääks reaktiivenergia kompenseerimata. Et vältida tulevikusüsteemi ümberehitamist, tuleb juba projekteerimisfaasis ette näha kohad ja kaitselülitid peakilbis oma genereerivate võimsuste ühendamiseks. Viimaseks, kui mitte vähem tähtsuseks, on välisvõrkude ja trasside planeerimine ning kooskõlastamine. Tuleb valida nende optimaalne asukoht, kas siis hoone lähedal või kaugemal. Kõik vajalikud kooskõlastused elektrivõrgu ja kaablitrasside asukoha osas peavad olema läbi viidud juba eelprojekti etapis. See tagab sujuva ja probleemivaba liitumise ning vältib hilisemaid viivitusi ja lisakulutusi.